Tere, armas teatrikülastaja! Mina olen Peeter Raudsepp, Rakvere teatri loomingulise juht ja ma kutsun teid kuhu mujale kui ikka teatrisse. Nimelt on müügile tulnud jaanuari, veebruari ja märtsikuu piletid meie etendustele ja ma räägiksin teile 3 eelseisvast esietendusest. Kõigepealt siis jaanuaris Prantsuse näitekirjaniku Florian Zelleri lavastus Ilma sinuta, mida ma ise lavastan, peaosas on Ülle Lihtvelt. Ja see on huvitav kriminaalse süžeega poeetiline draama armukadedusest, armastusest, leinast. Selline kurb, aga samas ka ilus lugu sellest, mis juhtub siis, kui üks inimene elust lahkub. Teine lugu Toomas Suumani lavastuses Lihtsalt rõõmustamiseks on siis kauaoodatud laulukava meie laulvate näitlejate esituses. Üles astuvad Siljamiks, Margus Kroosni, Madis Mäeorg, Imre Õunapuu, Vootele Ruusmaa ja muusikud. Ja esitusele tuleb siis 2 tundi laulu, mis meeldivad näitlejatele, mis meeldib lavastajale ja loodetavasti laulud, mis meeldivad ka teile. Veebruarikuusse jääb ka meie teatri juubel. Kui keegi veel ei tea, siis meie teater saab 80-aastaseks. Ka sellega tulevad üritused. Ja 3. uus lavastus, mille piletid on ka juba müügil, on siis Tuomas Kyro, Soome autor, tema lugu Kõike head vana toriseja. Lavastaja on seal Eili Neuhaus ja peaosas Tarvo Sõmer. See on siis lugu sellisest asjalikust Soome vanast mehest, kes enne seda, kui ta siit elust tahab ära minna, oma asjad kõik korda ajab ja tema on selline põhimõtetega mees, kes teab, kuidas asjad peavad olema. Et see on selline muhe, koomiline ja samas ka traagiline Soome mehe lugu, mis võiks sama hästi olla ka siis Eesti mehe lugu. Nii et meil on siin nii naiste lugu kui laululugu kui ka meeste lugu, nii et jaanuar, veebruar, märts, tulge, ostke pileteid ja olete meie majja oodatud. Aitäh teile!